100 meetri jooksu start õnnestus 4. katsel, väga hästi alustasid Roman Šeberle ja venelane Lech Lobodin. Šeberle võitis jooksu isikliku rekordit kordava 10,64 sekundiga, Lobodin oli 10,66-ga teine. Selle hüppega andis aga mõista, et on supervormis ja et vaid talle on püütavad 9000 punkti. Šeber lendas 8 meetrit ja 11 sentimeetrit. Noolele 95. aastast kuulunud staadioni rekordit parandas ta sentimeetri võrra. Šeberle alustas nagu noolgi 14.06-ga, kuid suutis viimasel katsel end kokku võtta ning pärast tõsist ergutamist tõugata 15.33. Maailmarekordi graafikust oli ta 3 ala järel maas 59 punkti. Teisel katsel 2.12. Sellel kõrgusel jääb pidama ka Šeberle, kelle isiklik rekord on vaid 3 sentimeetrit parem. Et Dvořák hüppas maailmarekordi seerias 8 sentimeetrit vähem, 2.04, tõusis Šeberle maailmarekordi võrdluses taas 16 punktiga plussi. 150 meetril teha tugeva spurdi ja võttis alavõidu 46,89 sekundiga. Kiiremini on ta 410 võistluses jooksnud vaid 3 korda. Šeberle jooksis igati hea aja 47,79 sekundit, isiklikust rekordist jäi tal puudu vaid 3 sajandikku. Esimese päeva lõpetas Šeberle 4675 punktiga, edestades maailmarekordi graafikut 30 punktiga. Tõkkesprindi võitis Šeberle Dvořáki ees. Šeberle võiduaeg oli 13,92 sekundit, Dvořákil 13,99 sekundit. Šeberle oli 7 sajandikku kiirem kui mullu, et aga Dvořák oli 2 aasta eest jooksnud koguni 13,73, siis kahanes Šeberle edu maailmarekordiga võrreldes 30 punktilt 5-punktiliseks. Šeberle. Selle 3. katsega parandas ta oma isiklikku rekordit poole meetri võrra, heites 47 meetrit ja 92 sentimeetrit. Maailmarekordi võrdluses oli see äärmiselt oluline heide, sest rekordist jäi Šeberle vaid 4 punktiga maha. Teisel katsel jagu 4.80. See jäi ka tema parimaks, sest 10 sentimeetrit kõrgemal asuvast latist ta enam puhtalt üle ei saanud. Maailmarekordi graafiku võrdluses tähendas see, et Šeberle langes 35-punktilisse miinusesse. 61 ja 66 meetrit visanud Šeberle pidi maailmarekordi lootuste säilitamiseks lajatama 70-meetrise kaare. Roman Šeberle pani oma 3. katsega kogu staadioni rõkkama. Hästi keskendunud Tšehh parandas selle viskega isikliku rekordit 1,5 meetri võrra. Ta võitis ala 70 meetri ja 16 sentimeetriga ning võis keskenduda maailmarekordi üritamisele. Viimasel pani jälle selle, mida tal vaja oli, nii et täna võib isegi näha 9000 punkti tegemist. Viimaseks otsustavaks jooksuks tõusis pingi haripunkti. Staadionil loeti punkte ja sekundeid. Statistika näitas, et Šeberle, kelle isiklik mark oli 4.28,78, pidi maailmarekordi püstitamiseks jooksma 4.26 sisse. Kas see on võimalik? Jooksu algus näitas, et Šeberle läks igal juhul üritama, mida oleks teinud selles seisus kõik 10 võistlejad. Hästi vedas jooksu ungarlane Životski. Kogu staadioni ergutuskisa saatel leidis vastupidanud Šeberle viimaseks 150 meetriks tugeva lõpuspurdi. Just kui lennates finišeerunud Tšehh jooksis distantsi läbi pea 7 sekundit isiklikust margist kiiremini. 60 võistluse täht finišeerus 4.21,98-ga, mis tähendas, et Tšehhi lipp 9000 punktiga polnud staadionil asjatult lehtinud. Šeberle oli oma pingutusega murdnud 10 võistlejate unelpiiri, tõstes maailmarekordi 9026 punktini. Kas see oli siiski sulle üllatus? Ja, oli küll 9000 punkti oli üllatus. Kuidas on Roman nii kõva mees? Teeb hästi trenni.